tere Eestimaa, targad, ilusad ja intelligentsed inimesed. Käib olelusvõitlus, aga meie kodus ikka, minu südames on nali ja laul ja kuigi tervise üle ei tohi nalja visata, aga meie kodus ikka laulame Jolleri ja Holleri, Jolleri, siit ka see perekonnanimi. Südamelt ja sisult väga lõbus ja tore inimene ja need miljardid, mis liiguvad ravimitööstuses ja keemiatööstuses ja statistika ja kõik need äkksurmad, see on lihtsalt kadedus ja ütleme nende nõidade ja metsalaande tarkade lihtsalt vandenõu meie vastu. Me oleme nii abitud, et me võitleme siis, tegelikult ikkagi oleme ausad, 50-50 peaks olema, aga mina siiski ikkagi palk hoiab kinni, ma ikkagi olen seal lääne meditsiinis 100% kinni ja kuigi ma ise käin ka vahepeal naabri naise käest nõu küsimuseks ja kui enam tabletid ei aita, aga ei ole kumbki halb, aga oma töökoha peal ja seadused olen läbi pushinud siin väga hästi, et ikkagi, nagu ma ütlesin, karm olelusvõitlus minuga ta ei mängi, eks ju, et lükkan läbi kõik, mingi homopaatiad ja mingid värgid, eks ju, toimib, ei toimi, mis tähtsus sellel on, palk jookseb, rahad liiguvad ja mis seal salata, minu uus raamat, puhas, aus ja ilus pealkirjaga Räägime elust läbi nalja. Nii, ja elu on imeline, ma ütlen tõesti, elu on ja jääb imeliseks, kui õieti antidepressante võtta. Ära otsi kunagi inimestest halba, see otsib sind ise ülesse, see halb. Ma ei pavista raha pärast kunagi, mina isiklikult, vastupidi, vaadates oma riigitöötaja rahapalka, see rahustab mind. Elu on täis seiklusi, aga minul juhtub, eks ju, ekstreem asju. Üks tuli politsei ukse taga, ütles, et minu koer jälitab jalgrattal inimest ja ma saatsin ta väga pikalt, ütles, et minu koeral ei ole jalgratast ega pole kunagi olnud. Nii. Ütleme, et vargad ja pätipoisid tavast küsivad, kas rahakott või elu. Aga meie naised oleme kavalamad, me küsime mõlemat, nii elu kui rahakott, kui nüüd jutt meeste peale ka natuke läheb. See rumalam ja madalam klassi inimesi, nad ütlevad, et elu on kurb ja raske, aga selle eest jälle palk on neil hästi naljakas, et seal saab palju nalja. Nii, ja arvamus on nagu auto, et kui sul on auto, siis sul on oma arvamus, aga kui sul ei ole oma autot, siis sa kasutad ühistransportiga arvamustes. Sellega ma lõpetaks, väike raamatureklaam on, olge edukad eestlased, tõmmake peopesadega keemiat, süstige ennast, tehke kõike, mis siis, et statistika näitab, ma äkksurmadest ei räägi, et kõik läheb hullemaks, haigus tuleb juurde, mis siis? Keegi vähemalt kellegi läheb hästi, mingitel kompaniidel. Vot nii, ärge olge kadedad.